Selle projektiga ongi nüüd nii, et isegi pealkirjaga on väga erinevaid variante. Et loeme koos imelisi pildiraamatuid, pildiraamatu võlujõud, pildiraamatu maagid. Praegu siis on meie seminari pealkirjaks pildiraamatu võlujõud või saame osa pildiraamatute võlujõust. Kõik see tähendab tegelikult ühte ja sedasama. Minu nimi on siis Jaanika Monrokk, töötan Tallinna Männi lasteaias, olen tegev lasteaiaõpetaja. Pildiraamatu teema on mind juba väga kaua huvitanud. Ka oma ülikooli bakalaureuse töö kirjutasin pildiraamatu teemal, võrdlesin siis pildiraamatute kasutamist eesti ja prantsuse lasteaiaõpetajate näitel ning siin on ka minu bakalaureuse töö juhendaja Mare Müürsepp, kellele ma olen väga palju tänu võlgu oma edasises karjääris, kes oskas juhtida mu tähelepanu sellistele asjadele, mida ma veel tookord tähele panna ei osanud. Ja praegusel hetkel oleks see juba palju põnevam ja palju huvitavam töö, ma kujutan ette, kuna on kogemusi päris palju juurde tulnud. Samamoodi siis sain ma kokku prantslannast prantsuse keele õpetajaga, kuna ma töötasin Memme Musi lasteaias, kus õpetati lasteaialastele prantsuse keelt, kes oli siis Prantsusmaal omakorda töötanud siis ülikooli õppejõuna ja oli teinud palju koostööd prantsuse autorite ja illustraatoritega ning temaga koos me siis mõtlesime välja koolituse Eesti lasteaiaõpetajatele, kuidas kasutada pildiraamatuid õppetegevuste läbiviimisel. Ja siin siis, nagu te näete, on siis, siin on natukene lastekirjanduse keskusest, aga enamus on siis minu isiklikust pildiraamatukogust raamatut. Sellest ma räägin siis pärastpoole veel täpsemalt. Ja kui Liina ka pakkus võimalust osaleda selles suures projektis, oli mul täpselt nagu Annelgi sama tunne, et mis see siis ikka on, et pildiraamatud ju kõik teavad, aga minul veel peale kõige muu on, ma olen prantsuskeelsest maailmast, et ka ingliskeelne, kogu see projekt on inglisekeelne, nii et sealt tulevad veel omad raskused, nii et see on päris paras pähkel olnud. Ja siis mina räägingi teile natukene siis sellisest üldpagasist, millised teadmised siis on vajalikud üldse, kui see projekt läbi saab, on õpetajad koolitatud, millised teadmised saavad siis koolitatavad. Et esimesed teadmised on siis väikeste laste areng lugejana. Et mida üldse kujutab ennast, väike laps, kuidas tema lugemisoskus kujuneb, teadmised sellest, et lapsed tegelikult on lugejad juba palju enne seda, kui nad üldse ise lugema hakkavad. Et see on siis nagu passiivne keeleoskus, on ka passiivne lugemisoskus, et see, mida nad kuulevad, see kuskile neile talletub ja tänu sellele siis hiljem väidetavalt on neil parem keeleoskus, on neil ka, mis läheb nagu selle projektis nagu ka kaugemale, et on paremad võimalused hilisemas elus ka sotsiaalselt hakkama saada. Pildiraamatute kvaliteedikriteeriumid, see on sama, millest siis ka Anneli rääkis. Koos veedetud lugemisaja kvaliteedikriteeriumid, et see, et sa loed unejuttu, see on väga tore, et see on parem kui mitte midagi, aga et kui sa loed koos lapsega pildiraamatut, siis pildiraamatut ei saa ette lugeda, pildiraamatut tuleb koos vaadata. Et see ongi see, mis teeb siis vahe koos ja lapsele lugemisest, lapse käitumine lugemise ajal. Ma siit ette lugema ei hakka, et saate jälgida siis, et see oli jällegi Anneli täpselt samamoodi tõi selle välja,
et need on siis oskused, et kui on läbitud koolitusprogramm, siis peaksid kõik õpetajad või siis ka siis kunagi vabatahtlikud raamatukogu töötajad oskama kõiki neid asju. Ja väga suur osa oligi siis reflekteerimisel, mis oli ka siis üks pädevustest, mis on ka väga oluline muidugi lugemise ajal ja üleüldse inimeste hoiakud. Et kui kas siis õpetaja või raamatukogu töötaja või lapsevanem on sellise hoiakuga, okei, ma loen sulle selle loo nüüd ära, siis oled vähemalt vait. Või et ma loen sulle, siis sa jääd magama. Või et mulle tegelikult see raamat üldse ei meeldi, aga peab ma loen. Et direktor käsib. Või mingid sellised hoiakud, et see ei anna ei lapsele ega lapsevanemale mitte midagi. Jällegi sellesama projekti raames, siis õppekava raames, et sa jälgid last ja et laps, nagu ka Anneli siis rääkis, et laps juhib tegevust ja et sa ei sunni lapsele seda lugemist peale. Innukus vanemate toetamisel, jällegi sama hoiak, kas sul on siis ükskõik, kas lapsevanemad loevad või ei loe, sa ei pingutagi üldse, et neid motiveerida, et neid kaasa kutsuda ja paljud lapsevanemad ei teagi üldse ka neid võimalusi. Sellepärast, et seda ma olen ka väga palju näinud lasteõpetajana. Et meie valik praegu raamatupoodides on meeletu. Nii igasuguste värviraamatute, pildiraamatute ja muu sisuga raamatute suhtes ning ükski lapsevanem, tal ei ole aega, ta ei mõtlegi selle peale, et milline võiks siis olla see kvaliteetne pildiraamat, et mida lugeda. Ja kui tulevad küsivad, minu käest on küsitud, et aga mida sa soovitad siis koolilapsele, kes hakkab just praegu lugema, et millist raamatut sa soovitad või et mida ma võiksin temaga koos lugeda. Et näiteks öeldakse, et poiste raamatuid ei ole, et mis poistele huvi pakuksid. Ma ei oskagi seda seletada tegelikult, sest et selleks ongi ka ikkagi minu meelest vaja lapsevanematele koolitusi, et nad ise näeksid, kuidas ette loetakse ja mida ette loetakse. Siis jällegi rõõm kohtumisest lapsega ettelugemise ajal. Koolituse läbiviimisel selgus ka, et see tegelikult on probleem, sest et kui oli vaja filmida, kuna selle koolitusprogrammi raames, siis pidid ka õpetajad laskma ennast filmida ühele lapsele ettelugemise ajal, väiksele grupile ettelugemise ajal või siis ühele lapsele grupis lugemisele, et kui olid ruumis teised täiskasvanud, siis õpetajad tundsid ennast väga ebakindlalt. Rohkem oli rõõmu siis, kui olid ainult lapsed. Et see on võib-olla ka sellest, et teiste inimeste hinnangute pärast. Ja samamoodi, kui hakkas juba mingi tähtaeg kukkuma ja need videod olid tegemata, et siis ka see rõõm nagu kadus ära, et nagu tekkis kohustus, kippus rõõm ära kaduma. Siis on pühendumus, tähelepanelikkus ja empaatia. Koolitusprogrammis osalemiseks olid siis vajalikud minimaalsed eeldused, et vähemalt keskastme tasemel lugemisoskus ja aktiivne suhtlemine. See pidi olema siis vähemalt 15-aastase lapse lugemisoskuse tase, et sa saaksid selles koolitusprogrammis osaleda. Algteadmised reflekteerimisest.
Lasteaiaõpetajatele, kuna meie Anneliga koolitasime lasteaiaõpetajad, siis lasteaiaõpetajatel peaksid olema juba täiesti kõrgtasemel teadmised reflekteerimisest, sellepärast, et igal aastal lasteaedades koostatakse enesereflektsioon, mis siis lähtub eelmisest aastast, seatakse uued eesmärgid, et lasteaiaõpetajad tegelikult peaks oskama enesereflektsiooni teha. Aga kui jällegi võtta raamatukogu töötajad, ma ei oska öelda, kas nendel on see erialaselt vajalik. Ja see oleks kindlasti, algteadmised on vajalikud, kui näiteks ühel päeval vabatahtlikke hakata koolitama, kes siis käivad lugemas kas siis pagulaskeskustes või väga erinevates kohtades, et tegelikult selle koolituse see on siiski täiesti ülikooli tasemel õppekava. Et mida mina siis oma kogemusest sain aru. Huvi ja avatus lapsega ja lasterühmaka positiivse aktiivse suhte loomise vastu. See on jällegi see, millest ma ennem rääkisin, et õpetajal peab olema siiski minimaalne huvi ettelugemise vastu. Et sa ei saa seda teha lihtsalt linnukese pärast või sellepärast, et sa direktor käsib või et niimoodi ju kõik teevad. Oi, siit on midagi jäänud vahele natuke. Et lugemise inimeste mitmekesisuse väärtustamine, et ongi see, et raamatuid on erinevaid, inimesi on erinevaid. Üks ja see sama raamat ei pruugi meeldida erinevatele lastele, erinevatele täiskasvanutele. Minu lapselaps, mul on kõik need valikud, see on 1/3 minu kodusest raamatukogust ja kui me hakkasime lugema seda kadeduse raamatut, siis tal olid kõik need valikud ja tema valis selle. Ja nüüd iga kord, kui ta tuleb minu juurde, siis ta küsib, vanema Jaanika, kas me loeme seda kadeduse raamatut ka? Ja ta võib seda kuulata 10 korda järjest. Aga samas ma ikkagi ei jäta järgi ja pakun talle ka teisi raamatuid, nii et oli ka päev, kus me lugesime läbi 6 erinevat pildiraamatut või lugesime koos 6 erinevat pildiraamatut, aga ma ei oska öelda, mis see siis on, kas tal on mingisugune teema kadedusega näiteks. Ja, kas on ilus jänes, kas on, teiste raamatus on ka ilusaid pilte, et ja nii ongi, ja siin ei saa öelda, et kuule, et miks sa ainult seda raamatut loed, ja isegi, mina ei saa öelda, et kui laps, kes kogu aeg tahaks lugeda poniraamatut järjest, et see oleks midagi vale. Lasteaias on see Vaiana raamat peale selle lapsed on multikad vaadanud, siis seda võimatu ette lugeda. Kõiki neid multikad raamatuid. Jah, Elsad ja Annad on, igas asendis on ainult Elsad ja Annad, aga samas, ja tuleb ikkagi jällegi, lugeda lapsega ka seda Elsat ja Annad, ma olen lugenud ka Maša ja Karu raamatut ette, lapsed on soovinud. Mis teha, aga samas ikkagi õpetaja ülesanne nagu pakkuda uuesti järjest pakkuda ikkagi kvaliteetseid pildiraamatut, mille juurde me tuleme pärast tagasi. See on siis üldine erialane pädevus, kui õppeprogramm on läbitud. Ja siis, sihtrühmaks oli siis mõeldud erinevad spetsialistid, kes töötavad lastega või kellel on siis pääs lasteni, on siis koolieelsete lasteasutuste õpetajad, sotsiaaltöötajad, päevahoiukeskuste spetsialistid, muud spetsialistid, kes töötavad koos lastega, õpetajate abid, lapsehoidjad ja raamatukogu töötajad ning erinevates ühingutes töötavad inimesed. Et näiteks ei ole üldse selles, see on ju väga tore, kui näiteks õpetaja abi võtab ühe lapse, istub temaga, loeb talle ette, samal ajal kui õpetaja tegeleb millegi muuga.
et see on keeruline tegelikult üks-ühele lugemine lasteaias rühmasiseselt, kuna kõik lapsed seal ümber toimetavad, aga see on siiski tehtav. Ja õppekava annab siis koolituse ülesehituseks 5 erinevat telge, on siis ekspertraamat, lapsraamat, raamat kui objekt ja selle lugu, ekspertraamat laps ja viimane siis peaksime jõudma ekspertraamat ja vanem. Ja lisaks on siis veel spetsiifilised erialased pädevused koolitusprogrammi lõppedes on et kui need erialased pädevused on saavutatud, see oli siis tunnistuse saamise aluseks. Õppeprogramm siis, õppeprogramm oli üles ehitatud siis moodulite kaupa. Ja esimene moodul on siis spetsialistid ja nende suhe lugemisega. Mille õpitulemuseks on siis, ma ei ütle siis ette, ja just, et mul on ka siin täpselt samamoodi, et need on need samad küsimused siis, et kõigepealt siis täidetakse ära eneserefleksiooni leht, mida siis koolitaja täiendab siis 4 viimase küsimuse osas koolituse lõpus. Et kogu aeg on nagu midagi tuleb juurde, aga minnakse ka siis tagasi vanade küsimuste juurde. Et siin on need viimased küsimused, et kas on midagi muutunud teie arvamuses. Ja kõik need, mis olid, minule tegelikult see õppeprogramm nagu väga meeldis ja ka õppekava väga meeldis, see oli väga hästi läbimõeldud ülikooli tasemel ning ka õpetamiseks. Kõige paremini inimene õpibki teisi õpetades, et ma ise õppisin ka sealt väga palju selle läbiviimisel. Ja kõik, mis puudutas nagu inimesi personaalselt, nende isiklikku suhet lugemisse, nende isiklikku suhet pildiraamatusse, nende isiklikku suhet lastele ette lugemisse, see oli nagu, mis lõi seosed ja see aitab ka kõige paremini meelde jätta õpitut. Nii, siin on siis näha esimene moodul. Õpetajad võtsid kaasa siis pildiraamatud või raamatud siis oma lapsepõlvest ja igaüks julges, kuigi meil õpetajad tavaliselt eriti sõna ei võta mingitel juhtudel, siis igaüks julges nagu rääkida, et miks see raamat teda kõnetab, milliseid raamatuid tema lapsepõlves luges ja mis talle meeldisid, mis talle praegu meeldib lugeda. Et selline koolitus nagu avas õpetajad olid nagu julgemad endast rääkima. Nii, siis moodul 2 oli lapse areng ja lugemine. Et ka see on väga oluline, et lapse keelelise arengu jälgimine, lasteõpetajatel on see jällegi palju lihtsam, kuna meil on olemas metoodiline materjal selle jaoks. On spetsiaalsed raamatud, kus on siis näidatud, mida enam-vähem soovituslikult laps peaks oskama mingis vanuses ja seal on täpselt samamoodi keel ja kõne on siis ka pildiraamatu ja raamatute lugemine sisse toodud. Ja samamoodi siis olid vaatlusraportid, videote analüüs, et õpetajad said siis täita neid vaatluslehti, et siin on siis näide sellest, et milline siis oli keelearengu etapid, et kas siis lapsed siis vastavad sellele, kas Eesti kriteeriumid vastavad siis Belgia kriteeriumitele.
Kolmas moodul oligi siis kvaliteetse pildiraamatu valimine, nagu Anneli ütles, nii oli meil täpselt samamoodi, et tegelikult meeldis see õpetajatele kõige rohkem. Et kui sai päriselt ka katsuda raamatut, lugeda ette teistele, me korraldasime siis parima pildiraamatu valimise konkursi, mis pakkus väga palju elevust. Beatrice osales meil meie koolitusel, nii et siin on näha. Oli siis 5 raamatut oli Kurjakala kohvik, kus on armastus, Emme draakonid, Siilike, kes kuulas kõiki ja praegu mul 5. raamat ei tule meelde. Tröönf ehk helihääl. Et need raamatud on ka kõik siin näha ja esimese koha sai siis meie lasteaia kõigi õpetajate, 19 õpetajat osales koolitusel, sai siis Kätlin Vainola ja Kertu Sillaste illustratsioonidega raamat, kus on armastus. Teise koha sai Kurjakala kohvik, mis on jällegi natuke üllatuslik, kui ma pärast tutvustan seda, siis see lõpp ei ole üldse nii tore, nagu oleks võinud arvata. Ja kõige vähem punkte sai Emme draakonid, ka jällegi huvitav. Minule naastasid Piret Raua ja nende see maja, kes otsid kott endale. Jah, et sellest ma ka räägin pärast. No vot. Nii et siit tulebki jälle see, et raamatud on erinevad, inimeste arvamused on erinevad, et see raamat oleks saanud siis kingituseks kõigile Männilasteaia lõpetavatele koolilaste. Neljas moodul oli siis ettelugemisega seotud tegevuste planeerimine, elluviimine ja nende üle reflekteerimine. Ja sealt ka meie lasteaias läks asi natuke käest ära, kuna 4. moodul toimus Zoomi teel ja kahjuks osalesid küll kõik õpetajad, aga ka sealt pidi tagasisidalehti pidi 10 kordi paluma, õpetajad ei olnud tööl. Ühesõnaga, olukord oli päris keeruline, nii et sealt oli ka tagasiside kõige halvem tegelikult selle mooduli kohta. Kusjuures see oleks olnud just nagu väga vajalik, et õpetajad iseenesest, nende paberite järgi nad tegid küll, aga lõpus, kui tuli videote saatmine ja et need ei olnud ikkagi päris täpselt kõigest aru saanud, et ikkagi isiklik kontakt õpetajal ja õpetaja ja õppija vahel on oluline. Ja viimane moodul siis õppeprogrammis on spetsialistid ja vanemad ning siin me oleme ka täpselt samamoodi oma lasteaias sama probleemi ees, mis Anneligi, et lapsevanemani oleme me jõudnud ainult ka video teel. Kokkusaamised on 5 minutit ukse vahelt. Ja kui ma olen ise lugenud ette, oleme lastega lugenud ette, saatnud videosid, siis ma kardan, et paljud ei tee neid ikkagi üldse mitte lahtigi. Et laike tuleb võib-olla 25-st tuleb 5. Nii et jah, ka siin oleks vaja tegelikult ikkagi lapsevanema reaalset osalemist. Ja lõpuks on siis 2 lapsevanema posterid ikkagi või flyierid. Et siin on siis, kuna me päris lapsevanemateni ei jõudnud, aga meil osad õpetajad, kes osalesid koolitusel, nad on ise lapsevanemad. Nii et siis nemad saatsid sellised flyierid. Nii, aga ongi enam. Ja siis ma veel natukene lisan selle koolituse ajalise jaotuse kohta, et tõesti mahuliselt oli see
Eesti kontekstis väga mahukas koolitus. Kokku 30 tundi, 24 kontakttundi ja 6 tundi siis iseseisvat tööd. Et meil tavaliselt ikkagi on võib-olla 8-tunnised koolitused, 2-päevased koolitused natuke pikemad, et see mahuliselt on juba väga suur maht. Ja mul on siin kaasas õppeprogramm, mille järgi siis õpetasime, et pärast saate siit vaadata, et need eneserefleksioonid, need olid tõesti väga põhjalikud. Seda saab ringi saata või jah, pärast saab ringi saata, et siin on ka siis, kuidas valida pildiraamatuid, kriteeriumid. Et see on nagu väga hea, natukene tuleb veel eesti keeles seda toimetada, et see oli selline esimene tõlge. Et nüüd tuli siis ka veel täiendatud variant õppeprogrammile. Need oli ilmselt seal kodulehel siis leitavad. Ja, just, et need on kõik leitavad siis, jah, just, et aga õpetajate õpetajale väga hea materjal.